Selleks, et te saaksite oma projektiga jätkata, ma näitan, kuidas on vaja üksteise koodi kommenteerida. Räägin sellest, mis asi on see pull request, mille kohta te oma koduülesannest leidsite igasuguseid ülesandeid, et saata ühele pull requesti, mis tähendab seda, et te saadate oma koodi ülevaatamiseks. Et siis nagu teised pärast nagu kommenteerivad, siis te peate koodi kinnitama ja siis ühendama kõik kokku. Et minul on siis projekt Example ja ma lisasin ka siia sellise fiktiivse readme, et ei oleks see kaust esialgu niisama tühi. Ja see peamine haru, branch on siis master. Teil on ka kõigil samamoodi. Nüüd mina siia juba lisasin 2 sellist haru ja ühes ma juba natukene sodisin katsetades. Teises on mul praegu tühjus, aga et me saaksime kogu selle protsessi koos läbi vaadata, et ma võtangi selle tühja haru praegu, lähen siis meie PyCharmi ja teen siis uuendused ära, et vaadata, mis mul seal pilves toimub. Valin nüüd selle alumise branchi ja panen checkout. Nii, nüüd see praegu siin on loomulikult tühi, kuna seal ei olnudki mitte midagi. Ma siis teen ka siia mingi faili. Panen siis 1. aprill. Ja et ei oleks midagi suurt ja keerulist, teengi, et tere, täna on 1. aprill. Nii. Siis ma võiks kirjutada, et A võrdub 10, B võrdub 12 ja siis print, ma ei tea, A plus B. Midagi peab ju olema sellest skriptist. Nii, salvestan selle primitiivse asja ära ja nüüd saadan siis sinna ülesse. Märgin õige faili. See kommentaar on mul eelmisest katsest jäänud, aga see sobib ka praegu. Panen korraga commit ja push uuesti. Nii, läks ülesse ja kui ma siin refresh ära teen, siis ilmub minu test siia ja on näha, et ma ei ole peabranchis, peaharus, et ma olen oma selles seletuses, et kui praegu master võtta, siis siin ei ole minu faili. Minu fail asub seal. Nii, nüüd vaatan, mis minu failiga siin üldse on ja tuli kogu see sisu, mida ma tahtsin siis üles laadida. Ja nüüd ongi nagu tulnud kätte see etapp, et ma tahan, et teised vaataksid minu koodi üle. Seda tehakse sellepärast, et koos vaatamine, koos parandamine tõstab koodi kvaliteeti.
Ideaalis see protsess ei ole mõeldud selleks, et kiusata üksteist, kuigi seda tehakse mõnikord. Eesmärgiks ikkagi teha koodi paremaks ja aidata üksteist. Selleks, et saata seda pull request'i, on üldiselt mitu võimalust. Ja see, et te siin näete seda märksõna pull request, see ei ole see õige koht, et üldiselt siin ta näitaks, millised vot sellised pull request'id on juba tehtud. Aga et saata oma koodi ülevaatamiseks ehk alustada pull request'iga, on võib-olla kõige lihtsam käia läbi menüü ja siit kaudu võtta pull request. See ei tähenda seda, et ainult nõnda saab teha. Aga see Bitbucket on nõnda üles ehitatud, et mõnikord vaada on nagu täpselt nagu minul, siis nagu te võite olla natukene teistsuguses kaustas, näha sisu veidikene teistmoodi ja sõltuvas sellest, kus te olete, vot need nupud siin kõrval võivad olla erinevad. Ja et te ei peaks sellele keskenduma, kus te täpselt seisate, siis kõige kergem ongi võtta create ja pull request. Nüüd, minul ilusasti tuli minu see haru. Kui oleks midagi valesti, ma oleks saanud siin valida, milline haru on see, mida tuleb üle vaadata. Ja see destination on siis master. Ehk kui me koodi üle vaatame, siis me saadame oma koodi osa sinna peakausta. Ja siis näiteks teised inimesed järgmise sprinti jooksul saavad juba teie tehtud töö endale võtta ja jätkata mingi järgmise plokiga. Et üldiselt sprinti lõpus käibki töö nõnda, et te kinnitate koodid ära, ühendate neid master branch'i, see ongi see merge protsess. Ja siis alustate juba järgmise sprintiga. Nii, et ma teen siis selle pull request'i. See pealkiri olgu ta milline on. Ja description peaks olema seotud sellega, mida see kood teeb. Või mina praegu lihtsalt kirjutan, et palun vaadake see kood üle. Nüüd firmades on erinevad strateegiad. Kas te tahate jätta oma selle haru alles või kustutada? Üldiselt haru jätmine annab sellise võimaluse, et te pärast nagu ajaloos saate käia ja vaadata, et mida te näiteks tegite pool aastat tagasi selle koodiga või te saate ajaloos seal surfata. Ja te ei pea oma arvutis hoidma kõik versioonid oma tehtud tööst, sest et piisab, kui te lähete oma sellele branch'ile, kus see töö oli tehtud ja see pilt tulebki selline, nagu ta oli sellel konkreetsel kuupäeval. Et te ju PipeCharmis ka võtate selle branch'i aktiivseks ja siis ta laeb kogu selle sisu just nii, nagu ta oli sellel kuupäeval. Sellepärast võib-olla ei tasu seda siin kustutada. Samas
no asju kuhjub ja tuleb võib-olla kriitiliselt mõelda, et mida te pärast võite veel tahta, mida ei hakka tahtma. Et meie kodutöö jooksul jätke kõik need branch'id alles, et kes teab, mille jaoks, mida läheb vaja, et las nad olla. Nüüd siin on näha minu koodi, aga vot sellesse lahtrisse saab lisada kasutajad. Aga minu projektis siin ei ole kedagi praegu. Ja ma ei saagi, tegelikult on. Lihtsalt nad ei ole aktiivsed. Ma ei saa iseendale saata. Ma olen siin tahtnud teha nii, et ma saadangi iseendale, avan postkastis õige linki, lähen ja vaatan. Aga iseendaga ma siin mängida nende ei saaks. Aga teie saate siis valida oma tiimi liikmeid, lisate need ilusasti sinna ja siis ongi, et create pull request ja läheb. Nüüd kõik inimesed, kes on sellega seotud, saavad kätte kutsekoodi üle vaadata. Ja näete, et kui te lähete siis koodi ülevaatamise juurde, tuleb selline leht lahti, siis on siin nähtavad approve ja merge. Et iga tiimi liige peab koodi siis üle vaatama, kui tal juba kõik sobib, siis ta vajutab approve. Aga mida siin teha siis saab? Et näiteks ma võin otsustada, et mulle ei meeldi selline asi nagu siin. Et plussiga siis saab lisada kommentaari kasti, kuhu siis kirjutate. Näiteks, et paranda print selliseks, et oleks näiteks arusaadav, mida sa väljastad. Selge see, et praegu ju sealt lihtsalt kohe liidetakse A+B-d ja mitte mingit tagasisidet ei ole, mis asi see on. Oletame, et ma tahan, et see oleks tehtud. Et panen siis see kommentaar siia. Nüüd, kui teie kui koodi omanik pärast saate kirja kätte, et keegi on midagi sinna lisanud, et iga kord, kui keegi teeb mingeid muudatusi, teile postkasti tuleb kiri, et keegi midagi on teinud. Siis siin te saate vastata otse ja tekibki ilus selline dialoog. Ja see, kes vastutab koodi ees, peabki tegelikult nõustuma oma kolleegidega, oma kaastudengitega ja parandama asju, mida teised talle soovitavad. Või siis seletama, miks ta tahab just nõnda jätta. Aga nii või teisiti kõik peaksid jõudma ühele arvamusele, et kuidas see kood peab siis lõplikult välja nägema. Nii, nagu näete, siin on nagu siis overview file, change it ja commits, et kui neid on palju, aga selle koodi ülevaatamise jooksul tekibki neid mitu, sest et näiteks nüüd ma avastan, et
pean seda koodi parandama, lähen enda juurde, võtan selle, parandan näiteks, kirjutan siia, et ma kirjutangi A pluss B võrdub ja nüüd nagu siis see vastus tuleb siia. Nii, et salvestan ära. Nii, nüüd kirjutan parandused printimisel. Märgin selle ära ja commit and push. Ja push. Nüüd siin peaks ilmuma minu järgmine commit. Ja nende nad siis tekivad üksteise järgi. Seal, kus oli overview, on, siin on juba out of date. Siin on väike probleem võib-olla ka seotud sellega, et mina siin teen parandusi ja käin edasi-tagasi. Aga mida ma tahtsin ütelda, et ma olen lihtsalt siin üks ainuke, kes sellega tegeleb, et reaalselt ju peab olema tiim. Aga mida ma tahtsin ütelda veel, et te saate kirjutada ka eraldi siin mõningaid soovitusi või nagu siis mingi kommentaari. See on päris hea kood. Tegelikult tavaliselt ei kiideta üksteist, vaid lihtsalt palutakse midagi täiendada. On võimalik panna täiesti eraldi taski juurde, mida inimene peab ära tegema, et tee parandused. Ma pean loomulikult kuidagi seletama, mis parandused. Aga kui ma seda taski siia lisan, siis tekib selline kastikene linnukese jaoks, et põhimõtteliselt see, kes seda taski palus ära teha, saab pärast kinnitada, et see on tehtud. Ja küll te näete, et kuidas see kõik siin hakkab kuhjuma, et kes mida nagu siis vastab, kes mida nagu siis parandab, soovitab. Ja nüüd, kui üks osapooltest, kes koodi üle vaatab, otsustab, et talle sobib see kõik, ta vajutab approve. Ja kui ta otsustab ümber, siis ta võib seda nagu maha võtta. Aga kõik siis tiimi liikmed, kui on nende otsustatud, et kõik tiimi liikmed peavad üle vaatama, siis nad peavad kõik nagu seda approve'i andma. Ja ma kahtlustan, et mina enam nii hästi ei pääse siit kaugemale. Panen update. Sain ära teha. Et üldiselt lõppkokkuvõttes see inimene, kes on koodiga rahul, paneb approve ja nüüd teie kui koodi jagaja saate kõik need approve kinnitused kätte ja siis te saate vajutada merge. Või kui on teistmoodi otsustatud, et on olemas näiteks projekti juht või kes iganes vastutav isik, näiteks mingi senior andmeteadlane või arendaja, keegi, kellel on, ma ei tea, vastutus. Tema siis paneb selle merge.
tavaliselt on tegelikult nõnda, et see, kes koodi kirjutas, kui ta sai kõik need approve'id kätte, siis ta paneb selle merge'i ära. Ja siis ma panen merge. Tulemuseks siis peaks kõik ilmuma sinna peakausta. Ja näete, see on master branch, master haru ja siin on see test, see test olemas. Näete, see on see viimane versioon, minu poolt parandatud versioon.